Okei, ma ei tea, kas te teate või mitte, aga mulle meeldivad imelikud asjad. Ja minuni on jõudnud posu mingeid tooteid, mida isegi tegelikult poest veel osta ei saa. Okei, võib-olla see on tuttav, kui te olete väga tihe solaariumi külaline või midagi sellist. Hustler Crazy Energy maasika ja banaani energiajook. Tim Tammi Austraalia ühed kõige populaarsemad küpsised ja Sun Lover nutrikosmeetiline jook. Isiklikult ma arvan, et ma olen üsna elevil nende samade asjade pärast, sest need küpsised on üsna kaugelt tulnud ikkagi. Need on Austraalia ühed populaarsemad küpsised ja mida ma täna nendega teen? Selle nimi on Tim Tam Slam, ehk siis ma hammustan ühest nurgast küpsise ära, teisest nurgast küpsise ära ja kasutan seda kui kõrt. Ja see on üsna populaarne asi, mida austraalased kõik teavad ja kõigile välismaalastele ka alati tutvustavad. Võib valida siis kas kuum kohvi või kuum kakao või peaasi, et ta kuum oleks. Mis see põhimõte on? See kuum kakao või kohvi siis sulatab selle keskmise šokolaadikreemi ära samal ajal, kui sa seda imed. Üks pool ja vastaspool. Proovib ära. Wow, okei, kõik, kellele vähegi šokolaad või asi meeldib, siis te peate seda proovima. Sest siin on tõesti mingi 3 erinevat sorti šokolaadi, mulle tundus praegu. See šokolaadivahvel, see šokolaadikreem ja piimašokolaad ka veel ümber. Okei, järgmiseks on meil selline asi nagu Sun Lover nutrikosmeetiline jook. What? Funktsionaalne nutrikosmeetiline vitamiini ja mineraalijook. No see nutrikosmeetiline, see kosmeetiline osa peaks siis vihjama sellele, et ta mõjutab nii sind seest kui ka väliselt. Ja väliselt selles mõttes, et selle sees on musta porgandi ekstrakt. No, ehk siis porgandi, nagu me kõik teame, porgandi mahk või siis ekstrakt annab jumet nahale. Noh, ideaalis siis peaks seda ka tegema. Ma küll ei tea, kui palju sa pead seda ilmselt jooma. Ma ei kujuta ette, kuidas see maitseb. Ma ilmselt ise ei ole sihtgrupp, kuna mina kui see kõige suurem solaariumis käia. Aga proovime ära. Okei, lõhn meenutab küll sellist meditsiinilise ja sellise lahustuva pulbri vahepealset midagi. Wow, okei. Ma ütleks, et natuke on tunda isegi võib-olla sellist õrna, seda, mis siin kirjas oli, musta porgandi ekstrakti. Ta on midagi hoopis muud, kui te ilmselt ette oskate kujutada. Ta on selline, jah, ma usun, et sellel on oma sihtgrupp olemas. Mina ilmselt see ei ole. Okei, tänaseks viimaseks asjaks on Hustleri maasika ja banaani energiajook. Okei, no siin on ilmselge, mis see sihtgrupp on või kes see peaks seda riiulilt üles otsima ja võtma ja ostma. No need värvid juba ja maasika ja banaani nagu. See on ilmselt selline ost, et sa ostad ühe korra ära ja siis mitte kunagi enam iial nagu. Ma olen enda elus energiajooke päris palju proovinud ja ma tean seda maailmat üsna hästi. No, eks näis, mis maasika ja banaani oma ma ei ole mitte kunagi proovinud. Wow. No ilmselt te aimate ka seda maitset juba natuke, kui te juba sellele pudelile peale vaatate, siis no, eks ta selline nätsukas natuke on ja selline muidugi natuke hapum kui mingi turbonets. Ma ütleks, et ta ei olegi nii väga selgelt ei maasikat, ei banaani, ei joonista nagu välja otseselt. Ta ongi täpselt seal vahepeal, et sa ei saagi isegi aru, kas ta on nüüd rohkem maasika või ta on rohkem banaani.
kui ma oleks enda energiajoogi perioodi peal veel, siis ma võib-olla 1-2 korda ostaks ja siis võib-olla ilmselt mitte kunagi enam uuesti, aga aga ta on selline, no jaa, no sihtgrupp on ilmselge ju siin, selle pudeli ja selle värvuse pärast. Kas Hustleri Crazy Blue, Sunloveri vitamiini ja minerali jook või Tim Tammi küpsised? Milline sind huvitab kõige rohkem? Jäta enda vastus kommentaaridesse. See on järgmine video ja kui sa tahad seda näha, siis kliki siia ja näeme seal.